Ma käisin aprillis oma unistuste reisil Londonis. Lennujaamas võttis meid vastu meie tuttav ning siin saime juba nautida vasakpoolset liiklust. Et efektiivsemalt näha vaatamisväärsuseid, siis otsustasime võtta Uber Boati. Sõit kestis tund aega ning seejärel seadsime juba sammud Natural History Museumi poole. Ma olin terve aeg vaimustuses sellest, kui roheline ja looduslähedane linn London on. Ja kahjuks me ei jõudnud oravaid pargis toita. No nii Eesti rahvas, mina olen Londonis 16 kraadiga, mul on palav. Ja I'm living life here. Olen jõudnud Sainsbury'si ja muidugi vajalik Shades Betapack. Siin me olemegi siis selle muuseumi ees. Pro tip, ärge seiske elavas järjekorras, vaid bookige enne endale pilet, sellepärast et me saime sinna sisse kohe, kui me sinna jõudsime. Peale seda me seadsime sammud juba Camden Marketisse, enne jäi tee peale ka Fatface, ma ei tea, mis pood see selline on. Camden Market on siis selline alternatiivsete asjade turg. Ma sain sealt päris palju head kraami. Ja teise päeva lõpetuseks käisime ka siis Cable Caril. Soovitan minna. Järgmisel päeval seadsime sammud juba Sidemani charity matchile, mis oli täielik dream come true. Ma nägin oma lemmikuid YouTubereid, ma ju absoluutselt jumaldan UK YouTube'i, see on ainuke YouTube, mida ma vaatan. Melu oli mega tore. Jah, ma ei saanud kõigest küll aru, sest ma ei ole jalkafänn, aga it was worth it. Järgmisel päeval käisime natuke shoppamas ja siis jalutasime ringiga Canary Wharfi piirkonnas. Aga meil ei olnud enam nii palju aega, sest me pidime juba suunduma hakkama lennujaama poole. Reis oli küll lühike, aga väga-väga eventful, nii et ma jäin väga rahule ja ootan juba järgmist korda, kui ma saan taas Londonisse minna.